Tere kõigile! Mina olen Maria ja ma ei hakkagi pikka enesetutvustust tegema. Kas on kedagi, kes pole üldse minuga kokku puutunud siin täna? Või tähendab üldse nagu oma elu jooksul? Mõned on. Okei, siis ma ikkagi väikse sissejuhatuse teen. Ma olen inimestega juba 10 aastat tegelenud psühholoogia valdkonnas. Ma olen välja töötanud oma sellise praktilise psühholoogia meetodi, ma kutsun seda reflektiiv-integratiivseks metoodikaks. See on hästi praktiline, väga selline otsekohene, mis annab inimestele tööriistad, et iseennast aidata. Hästi äge meetod on see metoodika. Sellest ajast, kui ma ennast mäletan, siis ma olen alati tegelenud sellega, et lõpetada inimeste kannatused ja leida neid tööriistu ja strateegiaid, et kuidas võimalikult kiiresti need kannatused ära lõpetada, sellepärast, et keegi me ei taha ju kaua kannatada, eks ole. Ja minu arust sellisest lõputust rääkimisest ja lõputust peegeldamisest alati ei ole abi. Tahaks midagi praktilist, midagi, mis kohe aitab, kohe muudab seda enesetunnet paremaks. Vot ja see ajendabki, see tõukab mind kogu aeg edasi ja tõesti, ma olen nii rõõmus, kui ma saan teile täna edasi anda midagi praktilist, mis teid igapäevaelus aitab lähemale sellele päris minale ja julgele olemisele. Et täna need olulised märksõnad, millega me siin tegeleme, ongi julgus ja päris mina. Terve töötoa vältel ma tuletan teile vahepeal meelde ja ma soovin, et te harjutaksite seda nüüd terve festivali ajal ja siis edasi ka terve oma elu ajal. Ma tuletan teile vahepeal meelde küsimust, selleks, et treenida. Küsimust, stopp, kuidas praegu päris mina tahab olla, väljenduda. Hästi oluline. Teie elu muutub, kui te hakkate seda küsimust endalt küsima iga päev aeg-ajalt erinevates situatsioonides. Tänase töötoa lõpuks, eks teil kõigil on oma põhjused, miks te siia tulite, mida te tahate kogeda, miks teid just see julguse teema kõnetas. Aga tänase töötoa lõpuks ma tahaksin, et te kogeksite seda julguse kaifi. Kas keegi on oma elus kogenud julguse kaifi? Andke käega märku. Mõned käed niimoodi tagasihoidlikult on. Kes tahab kogeda julguse kaifi? No super, siis te olete õiges kohas. Kes tulid siia töötuppa sellepärast, et nad tunnevad, et nad kuidagi hoiavad iga päev midagi justkui tagasi. Te tunnete, et teis on midagi rohkemat, aga ei julge seda rohkemat nagu välja lasta. No jah, väga hea. Siis hakkamegi tööle. Mõned võib-olla teavad mind rohkem sellise nagu varjutöö inimesena ja täna me kindlasti räägime natuke varjust ka, aga me ei tee sellist väga sügavat varjutööd täna, et natuke teeme, aga mitte väga sükest intensiivselt. Et täna me keskendume rohkem sellisele nagu sisemise poweri ja julguse ja selle päris mina kogemuse ülesotsimisele. Nii, aga alustamegi võib-olla kõigepealt sellisest väiksest mõtisklusest koos ja palun julgelt mõelge kaasa ja visake mulle oma arvamusi siin õhku. Mis asi see päris mina on? Me peame kõigepealt ära defineerima, eks ju. Mis asi see päris mina on? Mis te arvate? Mina oma eheduses. Nii. Mis veel? See kõik, mis seal alateadvuses on. Mis veel? See, mis järele jääb, kui koorida maha kõik, mis sa oled elu jooksul õppinud. Tuleb veel mõtteid. See, kuidas ma päriselt tahan olla. Kas te panete tähele, et kui me päris minast hakkame nagu rääkima ja püüame seda kuidagi sõnastada, siis see nagu kaob ära. Ta muutub nagu veel hägusemaks. Et me ei saa nagu sellele konkreetselt näppu peale panna. Me ei saa teda sõnadesse panna, me saame teda ainult tunda. Kui te korra küsite iseendalt, et milline on minu päris mina, ja siis tunnetate. Ei otsi vastust oma peast, vaid tunnetusest. Milline on minu päris mina?
Ja nüüd andke käega märku, kellel tekkis mingi seisundi muutus. Me ei pea väga pikalt seal istuma, aga mingi seisundi muutus. Paljudel ei tekkinud. Okei, see on märk. See on märk, et meil on vaja tõsisemat tööd täna teha. Et tegelikult see päris mina annab endast märku tunnetuse kaudu. Me ei peakski püüdma teda sõnadesse panna. Millest koosneb päris mina? Ma natukene võib-olla laiendan seda, kuidas mina näen. Et päris mina koosneb meie väärtustest, meie unistustest. Unistused on väga oluline allikas, kust otsida seda päris mina tunnet. Päris mina koosneb ka meie läbielamistest, kõikidest kogemustest, mida me elus oleme kogenud. Ka meie perekonnast, tahame või mitte. Ma võiksin iga punkti juures väga sügavalt lahti mõtestada, miks ma seda just arvan. See peamiselt tuleb minu praktilise töö kogemusest, mida ma inimestega olen teinud. Päris mina või see tõeline mina ise koosneb ka meie sellisest talentidest, meie kirest. Meil kõigil on oma selline spetsiifiline kirg, mille suhtes me elus tunneme elevust. See on ka üks päris mina komponent. Päris mina koosneb ka meie tugevustest, meie oskustest. Ja millest päris mina ei koosne, võib-olla oleks ka vaja natukene mõtiskleda, et päris mina ei koosne kindlasti, nüüd te ilmselt üllatute, meie iseloomust. Võiks öelda, et koosneb. Mina arvan, et iseloom on tagajärg, mitte põhjus. Iseloom on kujunenud millegi kaudu. Kui minu iseloomu omaduseks oleks näiteks, ma ei tea, otsekohesus, ongi ilmselt, siis kas siis mina, kogu minu olemus, kas ma saaksin seda defineerida ainult otsekohesuse läbi? Ei saa. Ja see otsekohesus on ju ka kujunenud millegi tõttu. Et see on juba tagajärg, see on selline kaudne viide minu päris minale. Ehk siis iseloom on pigem selline kaudne viide. Samamoodi reaktsioonid. Reaktsioonid ei ole ju ka päris mina. Aga reaktsioonid on mingid vihjed. Vihjed selle päris mina kohta. Mida see päris mina võiks siin sees tunda? Samamoodi meie mõtted ei ole otseselt meie päris mina. Vaid jällegi vihjed, viited. Tunnetega on juba natukene teistmoodi, et me ei ole oma tunded, aga tunded on ka need sõnumitoojad jällegi. Et me peame eristama neid asju, sellepärast ma sellest praegu räägin, et me ei samastaks ennast millegagi, mis ei ole see päris mina. Ja, et kõik need asjad siis viitavad sellele päris mina isele, mitte otseselt sellele, kes me päriselt oleme. Ma natukene tahan ikkagi siia sisse tuua ka seda lapseks olemise teemat, et osad meist mäletavad, millised me olime, kui me olime lapsed, osad ei mäleta, see on ka okei. Aga kuskil see vanus 2, 3, 4, seal me oleme kõige rohkem kontaktis oma päris minaga. Kes mäletab seda tunnet, kui te mõtlete korra oma 4-aastasele minale, kas toimub mingi seisundi muutus sees? Andke käega märku, kellel toimub. Mõndadel toimub, no mõelge kõvemini. Minu 4-aastane mina, kujutate teda ette, võib-olla sul oli mingi hüüdnimi, mind näiteks kutsuti Miiaks. Kui ma ütlen endale Miia, siis mul kohe tuleb nagu mingi Kuidas tundub? Kas meenub mingi tunne? Andke käega märku, kellel meenub. Okei, nüüd tuleb juba rohkem käsi. Väga hea, väga hea. Kõige olulisem, võib-olla mis tänasest on siin on nii palju asju, mida on vaja tänasest kaasa võtta, pange kindlasti kirja, sellepärast, et te kunagi ei tea, millal teil on uuesti vaja neid märkmeid kasutada, millal see on teile elutähtis meeldetuletus. Ja nüüd ma ütlen ühe väga-väga olulise asja, mis tuleb tänasest kaasa võtta. Kõik, mis selles päris minus on, kõik, mis minus on oluline, tähtis, vajalik põhjusega. Mina ise tähendab tervikut. Tervikut, kuhu ma olen integreerinud kõik
oma need kogemused ja kõik, millest ma olen loodud, oma väärtused, unistused, kõik. Ma olen vastu võtnud endas kõik. Ka see, mida ei tahaks vastu võtta. Me räägime sellest sellepärast, et see viib meid julguseni. Kohe täpsustan, kuidas. Oma mina terviku loomisega on hästi oluline panna tähele, et me ei tõrjuks endast midagi ära. Et me märkaksime kohe, kui tekib mingisugune negatiivne hinnang mingi enda osa vastu. Me kõik teeme seda, sest meid õpetatakse ennast ja teisi negatiivselt hindama. Meil õpetatakse, mis on hea, mis on halb, eks ju. Me ei pääse sellest, aga me saame õppida seda märkama. Ja see on elutähtis. Isegi kui teile tundub, et te olete seda juba kuulnud ja et see on basic, on ju, siis ei ole inimest, kes seda laitmatult oskaks. Me peame sellega tegelema ja me peame õpetama seda ka oma lastele, et ennast vastu võtta ja mitte midagi endast ära tõrjuda. Sellepärast, et ainult siis, kui sa oled päris sina ise ja sa oled ennast integreerinud tervikuks, kõik osad iseendast, siis sa saad olla vaba välistest mõjutustest, vaba igasugustest kriitikast, nõudmistest, kõigest, mis meile tahetakse peale suruda. Ma ei hakkagi seda loetelu väga pikaks venitama, aga te saate mõttest aru. Kui me integreerime ennast tervikuks, ainult siis me kohtume päris mina isega. Me ei kohtu päris mina isega, kui me midagi tahame endast kuidagi eitada, ignoreerida ja millegi siis võtame vastu. See ei tööta niimoodi. Ainult tervikus peitub lahendus. Nii et ma väga julgustan teid liikuma selle tervikliku mina poole ja mõtestama, mida see terviklikkus minu jaoks üldse tähendab. Ja märkama siis ka neid hetki, kus ma oma tervikut killustan, eks ole. Nii, kuidas käib? Ma tahan teile anda täna nagu alustamiseks, et kui te siit ära lähete, et teil oleks võib-olla sellised 3 hästi lihtsat esimest sammu, millest selle eneseintegratsiooniga pihta hakata oma igapäevaelus. Esimene samm, pange kirja ka. Esimene samm on see, mida ma juba ütlesin ka, aga paneme kirja. Märkan ja tunnistan. Kui on midagi, millega ma tahan olla endas, millega ma ei taha olla, eks ole. Kui on mingi tunne, kui on mingi iseloomuomadus, kui on mingi kogemus, mingisugune, ma ei tea, mingi hinnang enda suhtes, teiste suhtes, ükskõik milline negatiivne osa minust, mida ma ei taha tunnistada, mis mulle ei meeldi, mis on paha, millest ma tahan lahti saada, millega ma tahan võidelda, mingi sisemine konflikt näiteks. Märkan ja tunnistan. Okei, selline asi praegu on minus. See nõuab julgust. See nõuab ausust. Teine samm. Püüan mõista sügavamalt. Mis on selle negatiivse osa sõnum mulle? Kust see tuleb? Mis tunne selle taga on? Mis vajadus selle taga on? Mis väärtus selle taga on? Mis unistus selle taga on? Võib-olla soov, vajadus. Mis selle taga on? Mida see mulle ütleb? Püüan mõista sügavamalt. Sest kui ma mõistan, siis ma ei saa hukka mõista. On ju? Eesmärk ennast mitte hukka mõista. Ja 3. asi, mis nüüd viib eneseintegratsioonili. Otsustan, mida ma sellega peale hakkan. Ma toon teile võib-olla näite, mis on minu elus. Ma olen leppinud, et see ilmselt jääbki. Ja kuna ma olen leppinud, et see jääb, siis see ei juhi mind ja ei mõjuta mind. Iga kord, kui ma hakkan sellest rääkima, siis see juba ajab mind naerma, sest see on mingi siuke, kõigil on omal selline lugu, on ju. See on minu jaoks juba selline naljajutt nagu. Väga pikki aastaid mind tohutult mõjutas tagataustal see, et ma süüdistasin oma isa selles, et teda ei olnud minu jaoks olemas. Ja ma püüdsin teha igasuguseid asju, et see nii-öelda enda sees lihtsalt ära lahendada, ära tervendada, midagi seal ju peab olema, on ju. Et tegin kõik konstellatsioonid, värgid, harjutused, kõik 100 asja. Nii, muidugi iga asjaga läks paremaks, sest et ma hakkasin läbi selle järjest rohkem mõistma iseennast ja oma isa ja nii edasi.
Samal ajal, kui ma seda lugu räägin, pange enda konteksti, mõelge, mis see teie lugu on, mille peale teie seda süüd kogu aeg asetate. Nii. Ja ühel hetkel siis elu viskas kogu aeg selliseid järjepidevaid igasuguseid sündmuseid, konflikte, probleeme, millega seoses ma sain jälle näpuga näidata, et see on selle pärast. Ma reageerisin selle pärast nii või ma tunnen selle pärast nii või see suhe läks selle pärast nii. Kogu aeg sain nagu seda süüdistada. Aga samas ma mõtlesin kogu aeg, et okei, aga mida ma nüüd teen, kuidas ma seda tervendada saan, kuidas see ikka terveneks, kuidas saaks nii, et ma ei tunneks seda tunnet enam. Ja siis ühel hetkel ma sain aru, ma mäletan seda hetke, ma olin niimoodi voodis pikali, vaatasin lage ja mõtlesin, no kurat küll, aga las siis lihtsalt olla, mida ma sellega peale pean hakkama, mida ma veel tervendama pean, las ta lihtsalt olla. See on minu lugu, fine. See on minusse istutanud ilmselt põhjusega mingid teatud tagajärjed, mingisugused reaktsioonid, tunded, hingehaavad. Ja nüüd tuleb see 3. punkt. Mida ma sellega peale hakkan? Kuidas ma saan selle enda kasuks pöörata? Ma mõistan, ma lepin, ma märkan, ma tunnistan. Ma ei võitle selle vastu. Las see olla. Las see lugu olla minus, las need tunded olla minus, las see valu olla minus, las see kurbus olla minus, las see enesealetsus olla minus. Mida ma sellega peale hakkan? See on eneseintegratsioon. Et ma panen selle valusa osa enda kasuks tööle. Aga see nõuab, et osata üldse niimoodi mõelda, siis see nõuab sellist järjepidevalt meelde tuletust ja treeningut, et oota, stopp, ma ei lähe nende vanade mustrite järgi, tunnistan ära ja olen loominguline, kasutan oma julget loomingulisust, kuidas ma saan selle enda kasuks tööle panna. Andke märku, kes sai sellest pointist aru. Jah, väga hea. Nii, ja nüüd on aeg teha üks väikene stopp ja küsida endalt, kuidas praegu minu päris mina tahaks olla. Kas ta tahab võib-olla kehaasendit muuta, kas ta tahab võib-olla, ma ei tea, korraks sirutada ennast, võtta lonksu vett või ma ei tea, midagi teha. Korraks tšekka lihtsalt enda sees, jah? Kui ta ei taha midagi muuta, on väga okei. Nii, miks see eneseintegratsiooni osa on veel nii oluline? Sellepärast, et mitte miski muu ei murra sind. Ainult sina ise murrad ennast. Väljast poolt võib tulla ähvardusi. Aga see murdumine toimub ainult siis, kui sina otsustad, et ma murdun. Ma nüüd lasen ennast mõjutada. Seega, kui sa enam iseendaga ei võitle, iseenda ees ei häbene iseennast, siis mitte miski ei saa sind murda. Kui sa ei karda iseennast, siis sa ei karda mitte midagi. Ehk siis nüüd me jõuamegi selle julguse teema juurde, et kust tuleb päris julgus. Jagage mulle. Mis te arvate, kust tuleb päris julgus? Enda seest. Aga kust ta sealt enda seest ikkagi tuleb? Usaldus, südamest, enesekindlus käis siit läbi. Ja just see, millest ma just rääkisingi. Julgus tuleb vastuvõtmisest. Sellest, et ma ei karda enam iseennast, siis ma ei karda ka väljaspool enam mitte midagi. Julgus tuleb ka sellest, kui ma tegutsen siis, kui ma kardan. Sest sellist asja nagu julgus ei oleks ju olemas, kui poleks hirmu. Eks ole? Nii et me peame nagu samamoodi, nagu me peame vastu võtma endas need negatiivsed, ebameeldivad omadused, me peame ka hirmu vastu võtma ja lihtsalt leppima, et okei, ole siis, ole pealegi, aga ma teen ikkagi. Ja see on nüüd üks selline põhjus, miks enamus inimesed ei tee neid asju, mida nad tegelikult tahaksid teha või ei julge teha neid asju ja jäävadki oma, ma ütlen otse koheselt, et jäävadki sinna keskpärasesse mustrisse, kuigi nad tegelikult teavad, et nende hing tunneb, et nad tahaks midagi muud, nad on millekski rohkemaks siia loodud. See on see väike nõks, lihtsalt õppida, tegutsema ka siis, kui sa kardad. Nii et see on teile jällegi kodune väljakutse. Aga me hüppame kohe sinna
sisse sügavamalt. Ma esitan teile nüüd mõned küsimused ja palun pange igaüks esimene vastus, mis teil tuleb, pange see endale paberi peale kirja. Kes on minevikus röövinud sult julguse olla mina ise? Kes või milline kogemus? Proovi. Ja sa ei pea väga põhjalikult hakkama, lihtsalt esimene vastus, mis tuleb. Kes või milline kogemus on röövinud sult julguse olla mina ise? Kes röövib sult täna julguse olla sina ise? Kas sinu elus on täna mingisugune olukord või inimene, kes ei lase sul olla sina ise? Kes teeb selle mina ise olemise kuidagi raskeks ja väljakutsuvaks? Mis sind täna takistab? Ja lubagi tulla sellel nutulaulul, mis sinna tuleb. Luba tulla. Ära tee kohe oma peas ringi. See on selline toksiline vaimsus, kohe nagu oma negatiivseid mõtteid teha nagu halvaks, et ei, ma ei tohi nii mõelda, sest et see on juba ohvri mentaliteet. On ju, oleme korraks need ohvrid, võtame vastu korraks selle loo. Pane kirja, mis täna sind takistab, et sa ei saa olla mina ise? Mulle nii meeldivad elu paradoksid, ma pean selle ära rääkima lihtsalt. Sest ma arvan, et see lahendus kõigele, mida me otsime oma elus, peitub paradoksides ja paradokside vastuvõtmises, elu äärmuste vastuvõtmises. Et kui me tahame süüdistada, siis süüdista täiega ja siis vaata, mis see lahendus oleks. Ära suru alla. Nii. Kui sa tahad kurvastada, siis kurvasta täiega ära ja siis vaata, mis see kurbuse tarkus sul sealt välja tuleb. On ju. Ja niimoodi kõigega meie elus, siis me leiame selle kesktee ja lahenduse ja potentsiaali ja väe ja kõik seda, mida me taga ajame. Et see on ainuke viis. Aga vaimsuses ja enesearengus meile õpetatakse, et ära mõtle negatiivselt. Sa lood oma reaalsust sellega. Ja loodki siis, kui sa seal kinni püsid. Istud seal kinni. Aga miks me istume seal kinni? Sest me surume alla, me ei vaata otsa, me ei integreeri ära. Et see on nagu nii oluline selline muutus, mis on vaja endale selgeks teha. Nii. Järgmine küsimus. Millistes olukordades igapäevaselt oma elus sa ei julge olla sina ise ja miks? Millistes olukordades sa ei julge olla sina ise ja miks? Võitegi panna lihtsalt hästi niimoodi lühidalt, ma ei tea, tööl, oma perekonnaga, oma elukaaslasega, oma mingi selle sõbrannaga või see inimene paneb mind alati tundma, et ma olen mingi loll nagu lauajalg, on ju. Nii, miks ma ei julge olla nendes olukordades? Mina ise. Mis tekitab seda pinget, et ma pean olema teistmoodi? See mõtestamise osa on hästi tähtis. Sest kui me ei mõista päriselt, on ju, mis toimub ja ei esita endale olulisi küsimusi, siis saa muutust ka tulla. Miks me siis ei julge päriselt olla mina ise? Nüüd räägime natuke varjust. Kui me kardame näidata oma ehedust, seda päris mina, siis selle taga on alateadlik hirm, et keegi avastab meist midagi, mida me ei taha, et avastataks. Ja sageli me ei tea ise ka, mis see täpselt on, mida me ei taha, et avastataks. See on selline kuidagi hästi-hästi mitteteadlik. Ja võt siin tulebki jälle mängu see eneseintegratsiooni teema.
et kui me endas need salajased, varjulised, hirmsad kohad tooksime nähtavale ja teeksime rahu, siis poleks vahet. Avastage. Ma võin avatult jagada kõike, mis minu elus ja minevikus ja minu sees on, sest ma ise ei karda seda. Ma ise ei karda neid aspekte. Aga jah, see eeldab seda, et me kõigepealt nagu tuvastame ära, mida me siis nagu ei taha näidata. Võib-olla me ei taha näidata, et tead, ma tegelikult salaja olen täiega, kritiseerin teisi. Või siis minul oli näiteks väga pikalt, mul oli häbi avada seda, milline punkar ma olin pubekaeas. Sest ei käinud ja nüüd täna ma, vaadake, värvisin oma mustad juuksed oranžiks tagasi, sest et why not, see on päris mina, on ju. Et jah, mul oli selles osas häbi, ma kartsin, et äkki keegi avastab, issand, kuidas ma ropendasin ja kuidas ma olin mingi täiega hull mutt nagu. Sest see ei käinud minu selle identiteediga kokku, mis ma olin loonud. Nii. Et mis on see, mida sina varjad? Ja vahel need lood on päris jõhkrad ka, mida me varjame. Vahel me oleme teinud midagi halba, midagi väga halba, on ju. Ja väga raske on seda endale andestada ja sellest üldse rääkida. Tunneme häbi, piinlikkust. Aga need on kõik need lood, mis takistavad meil jõudmast iseendani. Ja need tuleb endaga lahti võtta ja rahu teha. Siis tuleb lahendus. Nii, ja nüüd, kui me räägime julgusest, siis me kohtume veel ühe huvitava fenomeniga, mille nimi on tahe. Jah. Kas te olete mõelnud selle peale, mis asi see tahe üldse on? Paljud inimesed lihtsalt kasutavad oma tahet kuidagi niimoodi juhuslikult, keegi väljastpoolt manipuleerib meid midagi tegema, me teeme ja pärast mõtlema, miks ma seda üldse tegin. On ju? Aga meil on nii võimas ressurss, meil on nii võimas tööriist nimega tahe. Mis asi on tahe, palun teie kord? Ja impulss, kuidas veel sõnastaksite? Tahe elada. Ja miski nagu, mis meid tõukab kuidagi ellu, on ju. Ja mis veel, kuidas veel sõnastaksite? Motivatsioon. Edasiminek, energia. Elujõud. Jah. Tahe on nagu selline sisemine, mul see sõna impulss meeldis väga, selline sisemine impulss, mis meid käivitab, mis meid aktiveerib ja paneb tegutsema. Ja tahe võib olla mitteteadlik, on ju, et keegi väljastpoolt käivitab meie tahte, annab meile sellise välise motivatsiooni, mine ja tee või see oleks kasulik, on ju, lähed teed, aga tegelikult on tühi tunne sees. Ja siis on see sisemine tahe, mis käivitub siis, kui meil on enda sisemine motivatsioon, kui me elame kooskõlas oma väärtustega. Ma vist räägin keeruliselt või? Kas te olete mõelnud, mis teie väärtused üldse on, mille järgi te igapäevaselt elate? Sest iga asi, vaadake, iga sõna, ma kasutan sõna väärtused ja nüüd me võiks sellest järgmise päeva rääkida. Sellepärast, et see on nii sügav ja oluline teema. Nii et jällegi kodus mõtisklemiseks, mis on minu väärtused, mis on need mind tagant tõukavad jõud, miks ma tegutsen. Ja kui te panete kodus oma väärtused kirja, siis te võite avastada, et oh my god, see, mida ma igapäevaselt teen, see pole üldse kooskõlas minu väärtustega. Ma ainult teen võib-olla teiste jaoks mingisuguseid asju. Nii et on vaja see kompass uuesti üle vaadata, kuhu suunas see minu tee läheb. Väärtused on meie kompass, jah? Nii, oota, millest? Tahtest rääkisime. Ma vahel kaon ära oma jutuga. Et tahe on jah, see käivitav jõud ja mida ma väga soovin, et te hakkaksite kasutama, selline küsimus iseendale. Samamoodi nagu küsida aeg-ajalt, et oota, stopp, kuidas praegu minu päris mina tahaks väljenduda, olla, istuda, astuda, seista, hingata, mida iganes on ju, siis samamoodi stopp. Mingis kriisiolukorras, mingis väljakutse momendis küsida endalt, kuidas ma saan kasutada oma tahet teadlikult. Väga oluline. Ja tahe ei ole nõudmine. Tahe ei ole see, et ma lähen ja nõuan midagi, mida mina tahan saada. Tahe pole see, et ma tahan elu, sa pead mulle seda andma. Vaid tahe on see jõud, mida ma kasutan, et võtta vastutus ja luua oma elu ise selliseks, nagu mina soovin. Tahe on jõud minu sees. Ja me peame hakkama seda teadlikult kasutama. Mitte nii, et seda kasutatakse meie eest. Meie ressurssi keegi teine kasutab lihtsalt. Ja nüüd võiks juba jälle mõelda, kus minu elus on need olukorrad, kus tegelikult minu tahet kasutatakse ära.
kellegi muu hüvanguks, millegi muu hüvanguks. Ja kus ma ei ole oma tahtega kontaktis. Kõik need olukorrad, kus te olete rahulolematud oma elus, seal te ei ole oma tahtega kontaktis. Seal teil tuleks üle vaadata, kuidas ma saan oma tahtega kontakti. Nii. Täna meil ei ole tahtetöötuba, aga sellest saaks teha täiesti eraldi teema. Nii. Nüüd lähme praktikasse. Olete saanud siin mõtiskleda küll. Mina ise on läbi mõtiskletud ja julguse teemas samuti. Nüüd hakkame uurima seda enda sees. Sealt tuli üks küsimus. Kuidas tahe on julgusega seotud? Tahe ongi julgusega seotud just selle kaudu, mis me rääkisime, et kardan küll, aga teen ikkagi. Ehk siis kasutan oma tahet, et minna hirmust läbi. Ja valida seda, et ma olen päris mina ise. See ei olnud veel midagi, sellepärast, et ega ma ei jäta ennem, kui me teeme ühe kõva julguse laine siin festivalil. Te ei kujuta isegi ette. Nii, nüüd me teeme julguse seoste aktiveerimise praktika, mis põhineb siis ajus nendele seoste aktiveerimisele. See on kõige tõhusam siis, kui te päriselt kõva häälega seda teete. Ärge muretsege, et ei pea karjuma, on ju. Aga kõva häälega mingeid asju oleks vaja välja öelda, sest siis päriselt te nagu saate selle julguse tagasi. Tehke seda täiega. Kõike seda, mis ma juhendan, tehke nagu täiega, maksimaalselt. Ärge üldse kartke, see on väga, väga okei, turvaline ruum, kõik on hästi. Et pigem nautige ja tehke täiega. Minge just selle nagu hasardiga ja põnevusega, et te ju tulite siia töötuppa selleks, et seda julgust kätte saada, eks? Nii et nüüd teil on vaja kasutada oma tahet, et see julgus võtta ise enda kätte tagasi. Selleks võite ise valida, kas tõusete püsti või istute, aga võtke enda jaoks selline sobiv mugav asend, selg sirgu. Nüüd oleks vaja ka veidi võtta ruumi ise endale. Natuke võite hargneda, et sellist ruumi oleks vaja ise endale, jah? Okei, ma tõusen ka siis püsti. Nii. Väga hea. Ja pange silmad kinni. Tõstke mõlemad käed ülesse. Ja nüüd me teeme sellised 10 korda nagu pumpamised, et me pumpame ülevalt kätega sellist energiat või väge niimoodi. Kui 10 on tehtud, siis korra tunnete, võid hoida käed üleval. Kuidas ülevalt tuleb sükast särtsu. Ja järgmised 10. See on selline elususe julgus. Ja viimane 10. sett. Ja pane tähele, mida sa tunned. Võib-olla sa tunned elevust, aga samal ajal rahu. Võib-olla ka lõdvestust. Ja sa võid käed rahulikult lasta alla, olla enda sees, hoia silmad kinni, et olla täiesti fookuses iseendas. Ja nüüd me anname endale 3 kingitust, 3 hetke, kus sa tundsid, et sa ei julge olla sina ise. Ja me võtame sealt oma julguse tagasi. Mõtle kõigepealt esimesele olukorrale, esimesele hetkele, kus sa ei saanud olla päris sina ise, kus sa ei saanud väljendada oma tõde, oma vajadusi, oma piire. Kuidas sa tundsid ennast siis? Tunnegi, võib-olla sa tundsid seda ebakindlust, võib-olla sa tundsid üksindust, hirmu, sihukest endas kahtlemist, midagi ei ole päris õige. Luba sellel tundel olla.
näe seda, mida sa nägid siis. Tunne seda, mida sa tundsid siis. Hinga niimoodi, võib-olla su keha oli niimoodi kokku tõmbunud. Sa võidki seda nagu kehastada täitsa, et korraks see nagu läbi elada ja siis võtta see julgus sealt tagasi. Astu ise endasse ja ütlegi nüüd reaalselt kõva häälega välja see, mida sa oleksid pidanud selles olukorras ütlema. Ütlegi välja, julgelt. Jäta mind rahule. Mina tean, mis on mulle hea. Ütle see välja kõva häälega, ära häbene. Tuleb nii, kuidas tuleb. Ma saan sellega hakkama. Ja nüüd ütle seda sellise rahuliku enesekindlusega, et sa tõesti usud seda ja see tuleb sinu seest. Ütle, ära häbene, sa oled siin selleks, et julgust tagasi saada. Mina valin. See on minu valik. Mina otsustan. Kui sa väljendad oma julgust, siis sa ei jää millestki ilma. Vastupidi, sa saad juurde. Sa pääsed ligi oma väele. Ka teised inimesed saavad siis oma julgusega kontakti, kui sina võtad oma julguse tagasi. Nüüd meenuta järgmist olukorda, teist olukorda, kus sa tundsid hirmu, kus sa ei saanud olla julge, kus sa häbenesid, sul oli häbi, võib-olla piinlik. Sa ei saanud oma piire väljendada, oma vajadusi väljendada. Näe seda olukorda enda ees, tunne seda, mida sa tundsid, kuidas sa mõtlesid ise endast, kui halb sul oli seal olla. Tunne seda täiega. Ja siis otsusta teha teisiti. Ütle ka selles olukorras välja, oma julgust väljenda oma ehedust, väljenda oma päris mina. Ütle välja, mida sa ütleksid ise endale või teistele, kes selles olukorras olid. Ma julgen. Ma suudan seda. Ma teen selle asja ära. Ja nüüd mõtle kolmandale olukorrale, kus sa ei julgenud olla päris sina ise. Võib-olla sa leiad üles ühe olukorra, mis on eriti kuidagi jäänud järgi lohisema, mida sa meenutad aeg-ajalt, see võib olla sinu lapsepõlvest, see võib ka täiskasvanu east olla, mis sind täiega on takistanud, piiranud. See ikka veel kummitab sind. Sa tahad sellest vabaneda. Sa tahad oma julguse sealt võtta tagasi. Ja ütle see välja, mis sa tahad öelda. Maailmale, iseendale, teistele asjaosalistele. Enese väljendamisega võta tagasi oma vägi. Aja kohe selg sirgu, lõdvestu, seisa nagu superkangelane.
Ja võidki öelda täiega, käi perse, kui vaja, täiega lajata välja. Jumala eest, mõnus tunne, vabanemise tunne tuleb sellest. Nüüd aita. Lihtsalt aita kõik. Kui sa tunned, et siin kurgus või rinnus nagu tekib see pinge, tahaks öelda, aga ikka ei julge, no nii, võta tahtega kontakti ja lajata. Nüüd on õige hetk. See on minu elu! Woo! Peategelane, et sa filmis. Ma armastan sind. Ja need võivad olla ka ilusad asjad, mis me oleme jätnud ütlemata, sest me ei julge. Voh! Ja nüüd võtame 3 minutit selleks, et ühendada ennast oma sellise võimsa hinge julgusega, kõige puhtama selle mina olen julgusega. Sa võid kas käed üles sirutada või laiali sirutada või kuidas sa tunned, et sa saad olla sellises vastuvõtmises ja visualiseeri, kuidas sa tood ülevalt alla sellist maavälist kangelase julgust oma kehasse, see täidab, siseneb pealaest. Sinu kehasse jõuab rinnakuni, kõhtu, puusadesse, jalgadesse, maatuumani välja ja üles tagasi. Oled sellises julguse voos. Ja võtad jälle ülevalt vastu pealaest sisse. See võib isegi natuke panna sinu keha vibreerima, selles on selline elujanu. Jõuab kõhtu, puusadesse, põlvedesse, jalad aldadeni, maatuumani ja üles jälle mööda keha. Veel kord ülevalt. Tee omas tempos. Too see julgus ülevalt alla oma südamesse ja hakka seda ringidena välja saatma maailma. Kõikidele, kes vajavad julgust võtta vastutust oma elu eest, iseenda eest, muuta oma elu. Saada seda kõigepealt oma lähedastele, oma lähiringile, oma sõpradele, perekonnale, võib-olla ka töökaaslastele, kelle puhul sa tead, et tal on vaja julgust. No, ma nii tahaks, et ta laseks oma looma välja. Saada seda niisugust ägedat pöörast julgust maailma, südamlikku julgust. Ja sa võid avastada, et julgus ongi armastus. Tegelikult. Armastus ei karda. Armastus on täiega julge. Nii et samal ajal need inimesed saavad ka mõnusa paugu armastust. Visualiseeri kõiki neid inimesi, kuidas nad võtavadki, nende selg läheb sirgu, nad lähevad särama, nad on rõõmsamad. Nende elus hakkavad head ja ilusad asjad juhtuma. Ja sinul läheb ka sellest paremaks.
sina saad ka aina rohkem kontakti oma julgusega. Hoia ühendust endaga, hoia ühendust endaga. Ja nüüd saada seda julgust ka täiesti võõrastele inimestele üle maailma. Meil on nii väga praegu vaja maailmas julgust. Maailm oleks tõesti ilus paik, kui me julgeksime teha muutusi, mis tulevad päris minust, südamest, armastusest. Me kõik lihtsalt põeme kogu aeg ja raiskame oma elu ära. Meil on vaja võtta tagasi oma julguse vägi. Sina julged võtta ja aita teistel ka julgeda. See on täiesti teaduslikult kinnitatud. Kui selline kamp nagu meie praegu seda koos teeme, siis see avaldab mõju väga suurelt. Nii et nagu täiega. Võimendame seda elamise julgust, elamise kirge, armastamise julgust. Ja nüüd too veel kord ühe korra ülevalt alla südamesse selline mõnus, pöörane, loomalik, metsik julgus, heatahtlik, armastust täisi julgus ja tunne, kuidas see tervendab sind, sinu pühendumist, sinu järjepidevust, sinu enesekindlust, sinu elamise kirge. Kõik need kvaliteedid võimenduvad, 100-ga võimenduvad. Tugevda kõige parimaid omadusi iseendast. Seda päris sind, ilma hirmuta, ilma mureta. Ja ka kõik need aspektid, mida sa oled varjanud, ka need kuidagi asetuvad õigetesse kohtadesse ja sina tervikuna oledki valmis oma julguses. Ja nüüd suuname pilgu oma tulevikku. Võtame 3 eesmärki, alustame esimesest. Esimene eesmärk, mida sa nii väga tahad saavutada, sinu unistus, sinu soov. Ja visualiseeri seda, astu sellesse ja tunne, nagu see olekski juba täitunud. Täies enesekindluses, rõõmus, naudingus, tähistamises. Koge seda. Mõtle sellele võidule. Hinga seda, anna kogu tänulikkus elule, et see juhtus. Tunne, kuidas sa astud neid julgeid samme just sellel teel. See ongi sinu uus normaalsus. See on üks hea lause, mida endale öelda, kui sa midagi kardad. Julgus on minu uus normaalsus. Nüüd mõtle teisele eesmärgile. Unistusele, soovile, mis on sinu nii suur südame kutse. Tähista seda, naudi seda. Yes, ära tegin, super. Ja võtame 3. ka. See 3. vägev asi, see juhtub. On see sinu unistustes suhe või mingi äge projekt, mis maailmale nii palju väärtust looks. Või parem tervis, ükskõik millest sa unistad, mis sinu elu paremaks teeks. Mis on sulle nii tähtis, see on tehtud. See on tehtud, sa võtsid oma julguse kokku. Sa võtsid ennast kokku, sa olid järjepidev, sa tegid selle ära. Ja nüüd veel oma julguse ja enesekindluse kinnistamiseks siruta käsi välja, hoia silmad kinni, siruta käsi välja ja hakka enda südamesse niimoodi kiiresti tõmbama olukordi, mille üle sa oled uhke.
kus sa midagi väga hästi ära tegid ja iga kord, kui sa selle olukorra haarad endasse või omaduse või mis iganes, mille üle sa oled uhke ja täiega tänulik ja õnnelik, siis ütle jess kõva häälega. Jess, 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 jess. Tõmba tänulikkust, armastust, kõiki neid hetki, mille üle sa oled täiega uhke. Jess, jess, jess. Ja nüüd 30 sekundi jooksul nii palju, kui suudad järjest. Jess, 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 jess. Ja nüüd hinga endasse kogu seda elurõõmu. Seda võitja tunnet. Ja nüüd ilma naljata anna endale üks lubadus, mille sa teed ära täna pärast seda töötuba, mis muudab sinu elu. Kuidas sinus kasvab selline kaval, pöörane, natukene mänguline, vallatlev soov teha midagi pöörast. Sinus tekib selline soov ka teisi nakatada julgusega, elamise julguse, rõõmu ja armastusega, mida me ise siin just kogesime. See, mida me nüüd teeme, see kinnistab ka teise endas seda julgust ja ma väga soovin, et te päriselt tuleksite sellega nüüd kaasa ja teeme selle ära, sellepärast, et see on ülivõimas kingitus meile endale ja kõigile teistele ka. Ma soovitan, et võtke palja jalu hästi kiiresti ja ja nüüd pärast seda, kui me oleme selle ära teinud, siis tuleme siia tagasi, sest me teeme ka jagamisringi, et ärge kuskile laiali minge. Nii, ja nüüd uuesti võtke ühendust selle mõnusa tundega, selle eleva tundega, oma julguse tundega, armastusega, elurõõmuga ja selle sooviga, et ma tahaksin seda maailma nii väga edasi jagada. Ja kui ma loen 3-ni, siis me jookseme hästi kiiresti sinna peaalale, jookseme sealt niimoodi läbi ja jagame teiega kõigile, teeme, kallistame, musitame, teeme lihtsalt mingi täiega igasuguseid asju ja siis jookseme siia tagasi. Jah, nii, 1, 2, 3. Lähme! Kõik lähevad, keegi ei jää selja taha. Lähme. Nii, otsime ülesse, keda me saame kallistada. Oi, kui nunnud siin on ka. Nunnud on siin ka. Sulle ka nii tublid, väga tublid. Nii.
Super! Väga hea! Nii tublid olete. Oi, ma pean hingama nüüd natuke. Võtame istet. Mul oleks pea ringi käinud lausa. Ma ei saagi nüüd edasi rääkida. Ja, ei, ma suudan. Nii tulevad vaikselt tagasi kõik. Seni, kuni me ootame, te võiksite panna kirja oma sellised taipamised, mis teil praegu selle praktika käigus tulid. Et kinnistada, meelde jätta ja kindlasti ka oma selle lubaduse, mis te kirja panite. Väga oluline, et te ära seda ei unustaks. Hädaldage täiega ära ja siis, nii, minu julgus nüüd, minu tahe, minu päris mina, mis ma peale hakkan. See isegi pole nali, see on päriselt nii, mina elangi nii kusjuures. Kui mul tuleb mingi emotsioon, siis ma lähen peegli ette, nagu halb emotsioon, raske, tõesti selline emotsioon, mida ma muidu läbi ei tööta, mitte iga emotsiooniga ma ei lähe peegli ette, aga sihukese asjaga, mida läbi ei tööta, siis ma lähen sinna peegli ette ja olen seal nii kaua, tegelen seal endaga, kuni see ära lahustub ja siis ma liigun sinna integratsiooni, et mis ma nüüd peale hakkan. Kuidas ma ise võtan selle olukorra eest vastutuse, sest mina ei viitsi oma elu ära raisata. Ma tahaks ikkagi maksimumiga elada ja ma arvan, et te ka tahate, muidu te ei oleks siia töötuppa tulnud. Ma tahaksin nüüd, et me teeksime sellise väikse kokkuvõtva jagamisringi. Et mis on kõige olulisem selline taipamine või mõte või kogemus võib-olla, mis te tänasest kaasa võtate? Jah, sõna teile. Hingerahu. Vabandust, me peame küsima ühe korra küsimuse. Kas siin ruumis on Tõnu, kellel on hästi väike poiss? Väike laps? Tõnu on särtide juures. Üks läks kastidega särtide juurde. Aitäh. Nii. Mida tänasest võtate kaasa, mis oli teie jaoks see kõige olulisem kullatera või kullakang? Kuulata enda tahet, väga hea, väga oluline. Jääda alati endale truuks. Olla rohkem kohal. Võtta ennast täielikult vastu, väga hea. See oli minu jaoks kõige suurem eesmärk, mida ma tahtsin teile täna siin edasi anda, et nende enda sisemiste vastuoludega rahu teha ja võtta mul kõik äärmused, mis sinus on, lihtsalt võtta vastu. Aga see ei ole nii, et lihtsalt võtta vastu, vaid tegelikult on lihtsalt võtta vastu. Et inimesed alati küsivad mult, et kuidas ikka see vastuvõtmine käib ja kuidas see eneseaktsepteerimine käib? Lihtsalt. Siin ei olegi alati mingit praktikat. Aga see, et see päriselt kohale jõuaks, see tähendab seda, et sa pead ise tahtma, siis tuleb see tahte aspekt mängu. Et ma nii väga tahan ennast aidata, siis see juhtub, muidu seda ei juhtu. Jah, see tahte kasutamine. Ja. Mis veel kaasa võtate tänasest? Ma olen väärt olla mina ise. Juhu, et see on kerge tegelikult. See on tegelikult lihtne, et see ei pea tulema mingi läbi kulu forsseering. Ja. Just, aga see klõps peab ära käima, et see oleks nii lihtne. Et siis see saab juhtuda, jah. Aga see on raske nendel hetkedel, kui on mingi asi, mis segab, mingi asi, mis takistab, mingi väljakutse on ju. Ja sellepärast me peamegi ennast treenima, et nendel rasketel hetkedel see oleks ka nii lihtne. Et sellepärast ma loodan, et te võtate kaasa täna ka kõik need küsimused, mis ma teile siin muud kui esitasin.
Need küsimused olid siis see, et korraks ennast peatada, on ju stopp, kuidas praegu see päris mina tahaks väljenduda, tahaks olla. Siis teine küsimus oli jällegi stopp, kuidas ma saan oma tahet praegu kasutada selles olukorras teadlikult. Siis oli see, et mis on minu väärtused. Väärtustest rääkisime ka, eks. Jah. Ma küsisin nii palju küsimusi, ma ei mäletagi enam. Mulle meeldib läbi küsimuste töötada, sest küsimus aktiveerib meie ajus vastuse ja aktiveerib neid ressursse, mis meie sees on. Ja kus mulle meeldiks teiega siin rohkem olla, kauem olla. Ja see eneseintegratsiooni maailm on nii põnev maailm. Ma arvan, et seal on nagu need puudu olevad sellised pusletükid, mis kuidagi on puudu olnud, et päriselt ennast vastu võtta ja päriselt ehitada selline elu, mis on minu oma, mitte kellegi teise oma. Ja sealt tuleb hästi suur sisemine rahu ja selline sügav vabadus. Et kui kedagi see eneseintegratsiooni pool rohkem huvitab, siis väga-väga olete oodatud minu kooli õppima oktoobrist. Leiate rohkem infot sealt, koduleht on selline psühhotehnoloogia.ee, y-ga psühhotehnoloogia.ee. Et oktoobris algab siis see reflektiiv-integratiivse metoodika õpe. See on hästi äge, hästi sügav ja teaduspõhine ka, aga väga praktiline. Mulle ei meeldi töötada, kui pole praktiline. See on niimoodi, et suur osa on online'is, sest inimesi on üle Eesti, osad on välismaalt ka, aga praktika on koha peal, sellepärast, et kuna see on ikkagi selline teraapiaõppe baas, siis inimestega sa ei saa õppida töötama, kui sa ei tee koha peal praktikat, et ainult online'ist jääb väheks. Aga on väga paindlik selline õpe selles mõttes, jah. Nii, ma tahan mõned jagamised veel, mis te võtate kaasa ja siis ma lasen teid kohe. Nüüd on jälle julguse moment. Kui sa tegelikult tahad jagada, siis palun jaga. Julgus teha häält. Väga hea. Sa peegeldad meile sellist nagu seda tulesädet, mis endis olema. Jaa. Aitäh. Nii, veel mõni? Mis te võtate kaasa, mis oli teie jaoks väga oluline? Nii? Jaa, väga hea, super. Väga hea. Väga hästi, super. Nii, siit eest tahtis keegi veel jagada, palun. Super. Just. Väga hea tuli siin. Tee tahteni on otse. Ja tegelikult, kui sa kuulad oma tahet, siis see on otse tee iseendani. Ehk siis sealt läheb nagu edasi veel, on ju. Väga hea. Jaa, väga super. Ma tahaks nii palju veel teada, aga ma olen nüüd siin festivalil, ma arvan, mingisugune pool tundi ikka ma siin veel olen. 40 minutit võib-olla, nii et kui keegi tahab tulla jagama või küsima, siis ma olen seal peaplatsi peal olemas ja hea meelega suhtlen teiega. Suhtlen teiega. Suur tänu teile ja kohtumiseni igal pool. Aitäh.